ja ma olen ka märganud seda, mis on täiesti fenomenaalne, kuna ma olen nagu teadlane ka, eks hästi kuidagi vaatlen seda elu ja analüüsin väga sügavalt, siis ma olen märganud sellist asja, millele vastust veel ei ole, et kõikidel kiilakatel on täpselt samasugune soeng. Ma ei tea. Olles elanud kaua, saab teha vaid siis lõpuks ühe järelduse, et elada, proteesid natuke läksid viltu, et elada on jäänud vähe. See on ainuke järeldus, mis saab teha inimene, kes on elanud nii pikalt nagu mina. Aga ütleme, et selline töölisklass ja enamus rumal rahvamass, eks ju, ega see vanadus, kõik saavad aru, mina ka, vanadus polegi nii hull. Kõige hullem on see pension, mis meie see 1% oleme võimaldanud siis pimedale lollile massile. Meie 1% siis targad, ilusad ja heasüdamlikud inglid. Kui te vaatate peeglisse ja ei näe seal kedagi erilist, siis te olete saavutanud India müstilised omadused, olete nähtamatu. Ja jätkame siit. Käisin kooli kokkutulekul ka ja see oli täitsa nagu müstika, et kuidas kõik olid paksuks läinud, silmaalused lottis, habemeda ajamata, kõik niimoodi. Nagu, meestest ma ei räägi üldse, eks, kui sellised mehed välja nägid. Nii. Ja ma ei saa sellest ka aru, eks ju, minu näost on ka seda näha, et ega ma ei ütle napsule, et kui laps joob lutipudelist ja jääb magama, siis öeldakse, oi kui nunnu. Aga kui mina vahest, eks ju, joon ja kukun ära, eks ju, siis huvitav naine ei ütle, oi kui armas, oi kui tubli, ja pigem hommikul saate panniga. Muidugi on ikkagi naer, ma arvan, et kui te mind näete ja minu tegusi kõik süvenud ise, niimoodi, kuidas öelda, analüüsite, siis te kõik naerate, sest seal on nii palju headust ja armastust ja naer ongi parim ravim, et ma panengi oma käitumisega palju inimesi võib-olla nutma ja naerma õnnest, ma arvan. Ja naermine on parim ravim. Ainuke, mille puhul ta ei toimi, mul ka üks kogemus oli, on siis, kui kõht on lahti, et siis ärge väga entusiastlikult naerge, et seal võib kaan lahti tagant, eks ju.